tere õhtust, Saue riigigümnaasiumi võimlast ees ootamas teine poolfinaal mäng. Tallinna FC Bunker partner ja Tallinna FC Karabakh. Karabakh on täna võõrustaja, natukene ootamatu selline mängupaik, kuna Karabakhi koduväljakuks on Kiili spordihoone, siis täna, kuna Kiili spordihoone on... Siit oli juba esimene lubav moment Bunkerile, aga jõudis su kaitsealaga sealt juba. Sillo tuleb ja kas tuleb, näeme kohe käisid tehavat ja näeme. Võistkonna kapten number 7, Tõnis Luukov lööb kohe alguses seisus 1-0. Milline algus? 54 sekundit. Ja tohib Arto Reho. Pikalt palliga on ja kas tuleb ka värav? Kas värav loeb ja värav loeb. Karabakh. Värav autoriks jäi muugi number 81 Dimitrios Skrinik. Seal väga raske oli leida mingi augu, kus palli värava sisse lükata. Aga vaatame Ivan Timofeev, Vadim Aksjoovile ja pall Starodubile. Ei ole väravat, posti ja väravat ei ole. Andrei Karhu näib reageerida ja mängida. Ivan Timofeev kaotab palli ja jällegi see moment, kus 2-1 vastu Bruno. Löök ja Stjuv. Eduardo Reho tuleb vastu. Seina söödesse pall läbi Karabakhi mängi uuesti Bunkeril läks. Aga vaatame nüüd siin Silva, kas lööb? Lööb ja lööb! Ja seisuks on see 6. kui mängu lõpp, 6 minutit sekundit on jäänud siis. Lööb Silva seisuks 2-1. Vigada seis oligi 1-3 peale esimese poole. Aga nüüd vaatame Quevedo! Tuleb ka kolmas. Kui siin 14 minuti lõpus Tõnis Luukov lööb oma mängu teise. Ja seisus 3-1 on. Nesterov, Tšurilkin, Starodub, Aksjonov, Eduardo Reho! Oi, kui kõrgele nüüd tuli! Kas tu proovib ka ise lööki? Proovib ja maandub. Milline värav! Milline värav! Kuidas see pall nüüd väravasse maandus? Jaa, suurepärane värav Karabahilt. Ei ole kaamera praegu ei näita meile nüüd, aga Denitski oli ees ja Skrinik, Denitski. Ikkagi värav! Tuleb! Number 9 Dmitri Skrinik ja see mehele tänane teine on ja tablool siin 16 minuti lõpuks veel. Trevor Elchil ei olnud siin midagi teha ja kas siit nüüd on Karabakil väga hea võimalus, aga või siiski sätib, ei. Ette minna, sest ei ole sellel mängul kogu aeg, nad olid ju taga ja rollis ja nüüd uuesti. Ja Vladislav Svetkov teeb imetõrjet siin ja Wojtek Karnatsevitš kolmas kohtunik ja Ago Kärtman, tegelikult Ago Kärtman on esimene kohtunik ja Andrei Karhu teine, kui korrektne olla. Kandidaatidest või Quevedo. Pakun Quevedot või Vnukovit, pigem isegi Quevedo. Ja Quevedo oli sööd. Ja tuleb! Quevedo lööb Bunkeri 4. värava, 4-3 seisuks. Riigi 3. värava Karabahile. Et Karabah lõi 3. ja praegu jällegi luges mängu ilusti ja eksimus! Ja karistatakse see eksimus ka ära. Luukov lööb siia 12. minuti alguses seisuks 3-5. Artur Bõstrov. Ja nüüd valmistasid ette ja Bruno oli sööd ja tuleb kolmas. Seisuks 3-6 on ja nüüd võib siit juba Karabahil ikka. Enam ei ole võimalik Karabahil timeouti võtta. Jah, ilmselt see Karabahi timeout oli ka selle mõttega, et võtame mängu tempo korraks maha, siis siin Bunker juba päris hoog oli minemas ja on minu jutu taustaks on hoog ikkagi veel sees. Number 9, Trevor Elchi, väga tugeva Breivu liiga mees, lööb täna oma mängu esimese pall keskele, aga võidab sealt kohe Karabah tagasi. Ja taas kord seal tuntakse iga, kas nüüd? Ja tuleb! Ja Kirill Nesterov lööb seisuks 4-7 ja Karabah on veel selles mängus sees. Karabah näitab.
valmis pannud Karabah. Tavaliselt on see Aleksandr Karušin, aga nüüd võimalus! Siit nüüd veel väga hea võimalus ja ei tule! Aga sügalt sisse hingab, jookseb, löök ja tuleb! Ja seis on 5-7. Tšurilkin lööb selle 10 meetri karistusega ära. Karabahil enam seda ei ole, peavad nad siis mängu sees seda tegema. Ja siit nüüd, oi, aga kas tuleb, ja tuleb, ja seis on 6-7. 2 minutit on veel jäänud. Karabah on näljane. Number 66, Kirill Nesterov, talle täna vist juba, kas teine. Tuleb lööki, läheb see üle. Ja Aleksandr Starodub pani ja tagasi väravasse Eduard Orehov. Jällegi loeb mängu ilusti. Ja kas nüüd, ei, poisti ja mööda. Ja see oleks olnud veel pall ette. Kas maandub? Ei maandu, läheb üle lati ja mäng on lõppenud. Peale väga tulist ja pingelist mängu. Karabah 6, Punker 7 ja Punker lõpetas seeria 2 mänguga.